Henri, miks sa siin oled täna? Jaa, miks ma metsas olen bänneritega seisma sellises tuulises sügises? Ma vaatan loodust enda ümber ja ma näen, et me inimestena hävitame seda. Kohati süsteemselt, kohati päris jõhkralt, kohati nagu piirid, et justkui veeuputus võiks homme tulla, aga meil on kõik sellega okei. Vaatan enda ümber ringi ja ma näen, et see veeuputus on mõnes kohas juba kohal ja see jõuab minu koduõue ka vaikselt. Andre, miks sa siin oled? Ma olen siin sellepärast, et see, mis praegu Eesti metsades toimub, ei ole lihtsalt inimsuse vastane, see on looduse vastane. Mis tähendab, et me põhimõtteliselt saame oksa, millel me istume. Et see ei hoia üleval looduskeskkond, ökosüsteemid ei hoia üleval ainult väga paljusid teisi liike, vaid hoiavad üleval ka meid kui inimest. Et meie ei saaks ilma looduseta eksisteerida. Ja asi on natuke liiale läinud, nagu ka andmed näitavad. Ma käin iga päev metsas, peaaegu iga päev, kui on võimalust. Ja ma olen seda teinud juba mitu aastat ja ma olen aru saanud, kui oluline osa on mets ka inimese heaolus üleüldiselt ja vaimses tervises. Et see mets on loomade kodu, lindude. Ma olen kohtunud igasuguste toredate metsaelanikega nende hommikuste ja õhtuste matkade jooksul. Lisaks sellele ma olen aru saanud, et see metsakeskkond toetab mind minu igapäevategevustes. Et kui ma elan eraldi loodusest kuskil betooni vahel, nagu tänapäeval enamus inimesi elavad, siis see ühendus minu endaga kaob ära. Ja mets kui selline toetav keskkond on see, mis aitab seda taastada. Millest sa unistad? Ma unistan sellest, et looduskaitsjad, keskkonnaaktivistid, looduskaitseorganisatsioonid, teadlased ei peaks sõdima, ei peaks protesteerima, ei peaks oma närve kulutama, ei peaks võitlema meie elukeskkonna pärast, mis on meil kõigil ühine. Et nad ei peaks justkui poliitikuid mõjutama, panna neid uskuma, et päriselt meie elukeskkond mõjutab meid kõiki. Et see ei ole lihtsalt need pisikesed liigid, kes ei ole tegelikult olulised, et see mõjutab kõike. No me kõik tahame kodu. Mina elan heas soojas toas ja mul on hea alla. Väga tore. Aga Räht tahab kodu. Ta soovib kuskil elada. Kui me teeme sellise lageraie nagu siin on, tal ei ole enam kuskil elada siin. Unistan maailmas, kus me otsustajad, kodanikud, elanikud koos suudavad nii palju teineteisega suhelda, diskuteerida, et jõuda selle tõeni, millel meie elu baseerub. Selle tõeni, et elu baseerub mitmekesises metsas ja mitmekesisel asal, mitte lageraiutud langil.